Endast nii palju, et minul on au olnud olla nüüd Kohila Vineeris selle aegade algusest peale. Ma saan öelda, et ma olen Kohila Vineeris kõige pikema ajaline töötaja. Ja kui Anu nüüd rääkis sellest massvärbamisest aastal 2016, et kuidas ta need inimesed tööle võttis, siis ma julgen küll praegu hetkel öelda, et kuskil 50% nendest inimestest siiski on juba välja vahetunud, sest mis on meie põhiprobleem, nagu Anugi mainis, et on see öötöö, mis inimestele ei sobi või kui mingi aeg sobib, siis ta lõpuks hakkab ikkagi tervisele. Ja mis me siis oleme nüüd teinud selleks, et uusi töötajaid juurde saada? Me oleme näiteks kasutanud värbamisfirmade abi, kes on meile loonud huvitavaid kuulutusi, et olla tööturul atraktiivne. Ja endiselt on meil puudu kuskil 20 töötaja ringis. Aga ega tootmine ju ei saa seista, kui inimesi puudu on. Me oleme ehk kasutame praegu ka võõrtööjõudu. Oleme abi saanud värbamisfirmadelt, kes vahendavad Ukraina töötajaid. Siis kuna me oleme väga uus vineeri tootja, siis emaettevõtte poolt oli meil esialgu üsna palju spetsialiste, kes õpetasid siis koha peal meil välja töötajaid, et kuidas seda vineeri toota. Ja nendest 10 on tänaseni meil ikkagi endiselt tööl. Et hoida oma töötajaid, pakume me neile erinevaid soodustusi, näiteks transpordi osas, toitlustamise osas. Me oleme loonud süsteemi toetuste osas, peame meeles sünde, peame meeles juubeleid, organiseerime nii pereüritusi kui tiimisiseseid üritusi, et hoida oma inimesi ja seda meeskonda tugevdada. Aga täna, aastal 2019, me teame, missugune on maailma majandus hetkel. Trump, Putin, Hiina. See kõik mõjutab ka meid, sest me oleme grupiettevõte ja meie ise oma vineeri ei müü. Meie vineeri müüb emaettevõte. Ja nagu juba reklaamist nägite või filmist, et Euroopa üks suurimaid vineeri tootjaid, siis täna tegelikult on olukord selline, et vineeri turul on madal seis. Üks suurim klient oli Türgi. Me ju teame kõik, mis on Türgi majandusega sisuliselt kokku kukkunud. Türgi meie vineeri enam ei osta. Neil on omal tegemist. Siis Venemaal on vineeri tehaseid viimase aasta jooksul sündinud nagu seeni. Lisaks meie ise siin Kohilas oleme saavutanud oma 100% tootmisvõimsuse ja selle aasta esimese kvartali jooksul me tõestasime, et tegelikult olemasolevate inimeste ja seadmetega, selle uue tehnikaga oleme me tegelikult võimelised veel pluss 10% oma toodangut tõstma. Lisaks kõigele on ka grupiettevõttes meil niisugune nagu omavaheline võistlus tekkinud, et kes rohkem ja kvaliteetsemalt ja ka nemad on oma efektiivsust suurendanud ja saavutanud suuremad tootmisvõimsused. Ehk statistika müügiosakonna, grupiettevõtte müügiosakonna statistika järgi on tänaseks turul kuskil 400 000 kuupi vineeri, mis ootab müümist, kasutamist. Kui nüüd see 400 000 võrrelda Kohila vineeriga, siis võib öelda, et peaaegu 10 Kohila vineeri suurust tehase täit, tehase mahtu, mis ootab praegu turul müüki.
Ja selles valguses oleme meie hetkel sunnitud hoopis mitte tootma ja tootma, vaid oma tootmist tagasi hoidma. Ja 3% jagu. Ja mis see tähendab meie töötajatele? Kui me siiamaani olime massvärbajad, siis täna me nii massiliselt enam ei värba. Ma saan öelda, et me oleme isegi selle värbamise tagasi tõmmanud. Aga me peame ju hoidma oma inimesi, kes meil juba tööl on. Me ei saa ju neid lahti lasta. Sest mis saab sellel päeval, kui turg elavneb ja meil on seda vineeri järsku uuesti tarvis? Loomulikult me kõigepealt loobume võõrtööjõust ja võimalusel saadame tagasi ka Läti spetsialistid, sest me nüüd oleme juba natukene üle aasta nende käe all töötanud ja me saame öelda, et meie inimesed on sama pädevad. Ja kurb tõdeda, kuid on ka inimesi, kes uutel tingimustel ei ole nõus enam töötama Kohila vineeris või on meil lihtsam nende inimestega tööleping lõpetada. Kes ei taha, ei või, ei saa, ei viitsi, kui me siiamaani olime nagu kohati tundus, et sotsiaalosakond, et me õpetame ja räägime ja treenime ja siis jälle räägime ja loeme sõnu peale, siis täna me ka selles osas tõmbame tagasi, et kui ikka ei taha, no mis me siis sunnime? Ja muidugi paindlikkus. Et me ei saa inimesi koju saata, kuigi meil on 1/3 üle, aga see on praegu, meie sõnum meie töötajatele on see, et hetkel on kõige parem aeg õppida. Uut oskust, see oli hea sõna, kombineeritud roll. Et kui inimene tuleb tööle ja ta saab selgeks ühe liini, siis nüüd on parim aeg saavutada oskused mitmel liinil. Et me pakume oma töötajatele lisaseadmete õppimisvõimalusi, kuna nüüd on selleks aega. Loomulikult me peame ka oma tööajagraafikud ümber vaatama, mis tähendab ka töötaja poolt nagu paindlikkust, et selles osas, et on intensiivsem aeg ja siis on jällegi rohkem vaba aega. Aga ma loodan, et selle keerulise aja me saame kõik koos üle ja tugevamad jäävad ellu. Aga jah, mina siis Kohila vineeriga liitusin tegelikult aastal 2016 maikuus, millal siis toimus päris korralik nii-öelda suurenemine ja seda just eelkõige siis töötajate arvult, aga väga palju uusi liine sai üles pandud, nii et väljakutse tööle asumisel oli nagu päris suur. Ja täna ma siis tegelikult räägingi natuke sellest, et mismoodi see minul õnnestus. Et ega ma teile mingit võluvitsa siin tegelikult ei anna. Et lihtsalt ütlen nagu mingid märksõnad, kuidas ma seda tegin ja mida võib-olla võiks nagu tähele panna, kui te ise olete samas olukorras, kus aasta jooksul te võtategi tööle iga päev 0,56 inimest. Ehk tegelikult värbasime kuskil 300 inimese ringis, aga reaalselt töösuhe loodi 204 inimesega, nii et seda on päris palju. Mida siis nagu öelda, et mida võiks nagu tähele panna? Tol hetkel ei olnud aega, et mõelda väga läbi seda, et me teeme nüüd ümber oma töökuulutused, me vaatame üle kõik oma värbamiskanalid, lihtsalt aeg surus kogu aeg tagant, oli vaja kogu aeg toimetada, oli iga päev vaja inimesi tööle võtta. Ja oluline selle juures tegelikult on siis minu arvamuse kohaselt kiirus, siis kindlasti süsteemsus ja kindlasti järjepidevus. Mida ma siis kiirusel silmas pean? Pean silmas seda, et ma tegelikult ka päev otsa tegelesingi ainult sellega, et ma võtsin ühendust kandidaatidega ja seda kohe. Ma ei jäänud ootama. Ma ei oodanud isegi mitte ühte tundi tavaliselt, kui keegi huvi üles näitas, siis ma kohe ka reageerisin. Ehk siis see kandidaat kaob väga kiiresti, kui sa kohe ei reageeri.
siis kindlasti süsteemsus, et ma mõtlesin enda jaoks välja selle, et kuidas ma nende kandidaatidele siis lähenen. Kui me räägime nüüd sellest, et Kohila Veneeris on umbes 130 operaatorit ja tol hetkel tegelikult oli neid vaja kõige rohkem värvata, siis selge on see, et ei ole mõtet neile näiteks kirjutada, vaid peabki helistama ja peab küsima ära sellised kriitilise tähtsusega küsimused. No mis tol hetkel nagu kriitilise tähtsusega oli kindlasti öötöö. Ehk kui ma juba küsin ära, et kas öötöö sobib, ei sobi, selge. Kahjuks ei ole siis meil ka mingit ühisosa. Mida veel, kui nüüd tõesti tuleb välja, et see inimene kõikidele küsimustele vastabki positiivselt, siis kiiresti ta enda juurde kutsuda. Ja siin on üks nipp veel, mida mina tegelikult esimest korda proovisin just Kohila Veneeris. See on siis grupi intervjuu. Te võiate kõvasti oma aega kokku, kui te peate võtma nädalas tööle 10 inimest, et mitte siis kulutada iga intervjuu peale aega, vaid võttagi see grupp kokku, rääkida nendele täpselt ühte ja sama juttu, kuulata ära need küsimused, loomulikult siis ka väike tehase tuur, mis tookord sai tehtud, nii et päris korralikult võtsin sellega aega kokku. Siis mida veel, võib-olla siis mis on nagu oluline hästi kandidaadi vaatevinklist on see, et leppige iga kandidaadiga kokku see edasine tegevusplaan. Pidage nii-öelda nagu enda jaoks sellist andmeid, et mida ma kellegagi kokku leppisin, et sulle pidin helistama näiteks teisipäeval, aga sulle alles järgmisel nädalal. Et see on kandidaadi jaoks nagu äärmiselt oluline. Et iga kandidaat ootab tegelikult ju personaalset lähenemist. Ja siis sai tol hetkel ka niimoodi tehtud, mina muidugi selline vanakooli inimene, mulle meeldis teha neid märkmeid ikkagi nagu paberi peale, et ma ei pidanud sellist elektroonilist andmebaasi, aga toimis väga hästi. Et kõikidega sai kokku lepitud, et mis saab edasi, kas tekib mingeid küsimusi, kuhu helistada ja mis siis nagu edasi saab. Lõpuks ma muutusin muidugi veel väga nahaalseks, ma ei mitte ainult teinud grupi intervjuusid, ma võtsin ka grupis tööle. Tähendab seda, et ma leppisin juba kokku ka sellised asjad, et inimesed tulidki mitte ühe kaupa, vaid lausa 5 kaupa ja töölepingu sõlmimisel rääkides sellistest standardtingimustest tegin ma seda juba grupis. Lihtsalt polnud aega, pidin kiiresti tegutsema. No, mõningaid näiteid ka võib-olla sellest kiirest perioodist, et ma mäletan ühte kandidaati, ei saanud ma mitte kuidagi kätte telefoni teel, sest tema telefoni number oli puudulik. Aga ma ei jätnud jonni, sest nagu ma ütlesin, et järjepidev peab olema, ei tohi lasta nagu asjal nii lohisema minna, siis ma lihtsalt kirjutasin talle. Ja üks minu küsimus oli selline, et kas te olete varem ka tootmisettevõttes töötanud? Ta muidugi eiras kõiki neid teisi küsimusi, sest ta ei saanud aru nendest küsimustest. Ta oligi muukeelne ja ta lihtsalt vastas mulle ühe lausega, et ei ole varem Viineris töötanud. Saime naerda natuke selle üle. Jah, just nimelt Viineris töötanud siis. Kui nüüd sellel ajal tagasi mõelda, siis ausalt öeldes jah, kuigi asusin tööle personalijuhina, ega väga muud teha ei saanud, kui ainult värvata ja töölepinguid sõlmida. Et kiire aeg oli.